Tere hommikust kõigile, kes on huvitatud Aafrikast, soojast Aafrikast, päikselisest Aafrikast, nagu on ka edasi teilgi värvid. Astuge kõik ligi. Meil on siin täna soojad ja toredad ja värvilised Aafrika jutud. Kell on 10, ilmast me täna ei räägi, see on nagu vihmahooaeg Aafrikas. Ja me oleme siin täna et natukene tuua lähemale tundmatut Aafrikat. Kas keegi on Aafrikas käinud publikust? Egiptus on Aafrika loomulikult. Aitäh Edasile selle paneeli organiseerimise eest ja selle paneeli mootor oli ja on Raivo Vare, kes kahjuks täna meiega ei ole. Me soovime talle väga head paranemist ja tema on selle kontseptsiooni kokku pannud. Aga meiega on väga lahedad reisisellid Aafrikast. Mina olen Karin, mina olen töötanud 4 aastat Aafrikas, Etioopias, Euroopa Liidu diplomaadina ja käinud Aafrikas vist 12-13 riigis koos abikaasa ja lastega, kes mul siin kuskil ka on. Siis on meil siin, alustan enda vasakult käelt, Ken Saan, kes toimetab Keenias. On teinud seal iduettevõtlust ja filme ja räägib ise sellest pikemalt. Siis on meil Tanel Sepp, kes on praegu Eesti asjur Etioopias Aafrika Liidu juures. Rohkem siis poliitikainimene. Siis on meil Ilmar Raag, keda vist kõik tunnevad, kes on reisinud palju Aafrikas, aga võib-olla rohkem tuntud läbi tema missioonikogemuse Malis, millest ta loodetavasti meile räägib. Ja ma näitan teile ühte kaarti. Tõenäoliselt te kõik olete seda kuskil näinud. Hoia Ken, jah. Et siit on näha, et terve maailm tegelikult mahub Aafrika kontinendi sisse ära. Et üks väike osa Sudaanist näiteks on suurem kui Prantsusmaa ja terve Hiina mahub Aafrika lõunatippu ära peaaegu. Nii et see on tohutu suur kontinent, millest võib-olla tavaline eestlane väga palju ei tea. See on kõige noorem kontinent üldse maailmas. Tema majandusareng on praegu üks kõige kiiremaid maailmas ja kõige kiiremini arenevad majandused enne COVID-i kriisi olid just Etioopia ja Rwanda, mis asuvad Aafrikas. Aafrikas on väga palju erinevaid tahke, mida avastada. Me püüame seda siin natukene teha. 4 erinevat rassi, 1000 erinevaid rahvusi, eurooplaste poolt tõmmatud piirid, etiooplaste keeleruumid pluss kohalikud keeleruumid, aga selleni kohe jõuame. Nii et tere tulemast kõigile siia Paidesse. Pane siia kuskile. Aga alustame niimoodi, et kõigepealt igaühele üks tema spetsiifiline küsimus ja siis vaatame, kuidas meie jutud edasi lähevad. Ken, ma alustan sinust minu vasakul käele, et sina oled Aafrikas teinud selliseid pööraseid asju. Sa oled elanud Keenias. Äkki räägid meile, mis on Aafrika suhtumise eripärad, mida sa seal Keenias üldsegi teed? Ja mis on sinu meelest siis eestlasele nagu Aafrikas sellised head ja ohud ja räägi veidikene. No alustan tagant otsast. Jah. Et mis mina olen avastanud, mis mulle seal meeldib, ma olen seal mitu korda olen seda nagu mõelnud ja olen vaaginud, mis kõik, seal on palju põnevat ja avastamist. Seal on palju avastamist selles, et seal juhtub tõesti palju juhtub. Ja seal juhtub asju, mida sa ei oska planeerida ette, mis võib juhtuda nagu on. See iga tänavanurk võib olla osutuda mingiks täiesti nagu lühifilmiks mingil määral, kus sa vaatad ühes kaadris. Aga mis on põhiline, mis mulle seal meeldib, et kui meie ruumis, meie siis siin otsas maakera, meil aeg läheb, siis seal aeg tuleb peale. Seal aeg on. Ja see on iga kord, kui ma midagi üritan siin, siis midagi ajada asju, et Ken, why are you showing in rush? Siis ma üritan seletada nagu on. Ja see on minu jaoks kuidagi moodi. See loob nagu mõnusa selles mõnes mõttes nagu lülitab välja või kuidagi loob sinu jaoks ka uue nagu tunnetuslikult sellise uue, ma ei tea, energia või mingi, midagi uut loob sinu jaoks, ütleme siin. Pean jätkama nüüd, jah? Ei, lähme edasi, kohe saad jätkata. Tanel, sina oled Eesti diplomaat Etiopias ja Aafrika Liidu juures, mis asub Etiopias. Räägi meile veidi, mida sa seal teed ja mis Eesti huvid on Aafrikas ja Etiopias, majanduslikud huvid, poliitilised huvid ja mis sa teed? Tere hommikust kõigile kõigepealt. Mina olen Etioopias esimene alaliselt paiknev Eesti diplomaat. Ja kuivõrd Eesti on praegu ÜRO Julgeolekunõukogus ja
julgeolekunõukogus enamus teemad on Aafrikaga seotud, siis minu ülesanne Etioopias ja Aafrika Liidu juures on koguda kokku informatsiooni, et paremini aru saada, mis tegelikult toimub. Sest kuigi meil on olnud suhteid Aafrika riikidega juba aastaid ja aastaid, siis tegelikkuses need suhted pole olnud piisavalt intensiivsed, et me ei pruugi teada kõikidest nendest tagamaadest, probleemide päris sisust. Et see ongi minu ülesanne kohale tuua seda informatsiooni, et me saaksime ka ÜRO Julgeolekunõukogus natukene adekvaatsemalt seisukohti kujundada ja teemadega kaasa rääkida. Lisaks nagu iga diplomaat peab olema ka äridiplomaat kohati, et otsin alati võimalusi, et mismoodi ma saan aidata Eesti ettevõtjaid, mis on need võimalused üldse eelkõige siis Etioopias, kuna ma olen seal ise koha peal, aga ka mujal riikides tegelikult, sest Addis Ababas on Aafrika Liit, mis tähendab, et peaaegu kõik Aafrika riigid on seal kohal. 54 riigist 52 on täna esindatud seal, et kui jälle tuleb mingisugune huvi Eesti poolt, siis on minul jälle võimalus võtta ühendust diplomaatidega ja uurida, et kuidas me saaksime mingeid koostööprojekte teha. Väga tore, räägi meile kindlasti natukene ka Etioopiast ja Ken räägib meile pärast ka Keeniast. Aga Ilmar, sina oled ilmselt käinud väga paljudes Aafrika riikides, aga minul tuleb kohe sinuga seoses meelde, no siis on vähem kui minul. Minul tuleb sinuga seoses kohe meelde Eesti sõjaline missioon Malis, mis on siis nüüd Lääne-Aafrikas hoopis teisel pool, kus eelnevad poisid on olnud. Et räägi veidi, et mis see Eesti huvi seal Malis üldsegi kohal olla on ja mida sina seal tegid? No iseendast ma räägin hästi lühidalt, ma olin seal tõlk, aga selle vahega, et olukorras, kus tegelikult igapäevaselt lahinguid ei käi või sõda ei käi ja tegelikult keegi ei saa päris täpselt aru, mis see konflikt on, siis kõige rohkem on võib-olla teha tõlgil, kes vestleb inimestega ja on rohkem nagu antropoloog sellises 19. sajandi mõttes. Nii, aga nüüd siis Eesti huvi, et mõnes mõttes püüan teha lühidalt, et see on sarnane, mis Eesti diplomaatiale üldse, et me peame aru saada, et mis toimub. Sest Aafrika eripära näiteks võrreldes Euroopaga on see, et seal ei ole rahvusriike. Et kõik Euroopa riigid on kogum väga paljudest hõimudest ja nad on suhteliselt juhuslikult on nendesse riikidesse sattunud ja see on ka üks nende probleemide allikas. Iseenesest ka Malis algas kõik sellest peale, et ühed hõimud, kes 60. aastal olid Prantsuse haridusest eemal, järsku avastasid, et me oleme ühes riigis selle teise hõimuga, keda me üldse ei armasta. Et tahaks nagu iseseisvaks saada. See oli nende esialgne mõte. Aga ja siis algas hõimusõda peale, mis on nagu paljudes riikides lainetena kestnud. Üks põlvkond sõdib, noored mehed surevad ära, järgmine põlvkond kasvab peale, nad jätkavad sama sõda 20 aastat hiljem ja siis veel kord kordatakse 20 aastat hiljem. Aga see, mis on nüüd erinev, on selline rahvusvaheline poliitilise islami või islamismi tulek, et niimoodi nagu Afganistanis sõdivad nagu välislami võitlejad. Nii on ka suuresti selline islamistliku kalifaadi või taoline teke ka Malisse imporditud idee, et see ei ole mitte nagu kohapealsete meeste välja mõeldud asi. Ja see on nüüd teema, mille suhtes me oleme nii nagu mujal eelkõige solidaarsed oma liitlastega. Ehk et me saame aru, et kui sinna Aafrika keskele tekib selline terrorismipesa, siis muu maailma või varasem kogemus on näidanud, et see hakkab levima üle piiride. Ja esimesed inimesed, kes paluvad, et kuulge, tehke midagi, need on need Mali piiriäärsed teised riigid olnud, kes ütlevad, et me tahaks nüüd ise teha, aga me ei suuda, et tulge aidake. Aga kuidas see, ma küsin siis vahel, et kuidas kas valimiskampaaniat on see ka, see on lihtsalt valimisena toimunud vahepeal Malis. Aga kas seal on ka see tribalismi nuppu tõmmatakse nagu hooga või, et ma võtan valimiste puhul just? Mali või ma olen näinud valimisi siis ka Kesk-Aafrika Vabariigis ja siis Malis ja ma ütlen, et see kõik toimub just nagu kahel korrusel. Ehk et
tundub, et on olemas täiesti pluralistlik ajakirjandus. See on olemas poliitikud, kes räägivad väga ilukõneliselt, tunduvalt ilukõnelisemalt kui ükskõik milline Eesti poliitik. Aga samal ajal see ei avalda väga palju mõju sellele inimesele, kes kusagil seal oma külas elab. Ja seetõttu siis ma ütlen, et ka Malis tehakse vingeid kampaaniaid ja toimuvad valimised. Et ma ei ole lõpuni aru saanud, et kas ja kui palju need valimised ausad on. Aga ma tean seda, et kui ma siis lähen kuhugi provintsi külla ja küsin, kelle poolt teie olete, nemad küsivad, mis seal vahet on. Et keskvõim nagunii meile ei ulatu. Seal on veider asju, sest et ma sattusin sinna ise ka nagu sinna appi nagu opositsiooni siis valimistaapi nagu enne. Ma triibandasin päris pikka aega, mõned kuud isegi lausa nagu enne ja natuke kaasas siis nagu öeldakse enne. Ja seal oli päris vaata Melissus niigi sealt seal mõned kuskilt enne. Ja seal on naljakas asi just, et see valimistega niimoodi oli, et päris hull lugu on. Et seal oli valimised tulemas ja tehti nüüd nagu põhimõtteliselt uued valimised ja öeldi, et nüüd me võltsid enam ei saa. Ja täitsa de facto hommikul on niisugune, mis hommikusaade meil on ja siis see valimiskomisjoni esimees või see, kes vastutab sellise valimisturvalisuse eest. Ja ka seal on see, kuidas nimetatakse, kui sa näpu paned peale, nii tuvastab su ära, mida võltsida ei saa nagu enne. Ja siis öeldi, et ei, et meile valimisse sekkuda ei saa nagu enne. Ja siis läks mööda, see mees oli kadunud muidugi enne. Ja leiti paar päeva hiljem on pisat oli aega mööda läinud ja suht lähedalt, Nairobi lähedalt, aga talt oli küll teisi ilma läinud on aga sõrme ei olnud enam. Ma arvan, et valimiste võltsimine Aafrikas on väga huvitav ja väga siuke tavapärane teema, kusjuures selle näpu, enne kui ma sult Keenia kohta veel küsin, selle näpuga hääletamise kohta, see on näputindiseks tegemisega hääletatakse. See oli lausa uuem see tehnoloogia, mis on see, mis see tuvastab seda? No biomeetriline, just. Et mis ongi tegelikult parem kui meie čip, olgem ausad, on biomeetriline hääletus või isikutuvastus. No nii on. Näide oli just, et ei ole parem. No tegelikult ta on turvalisem, aga kui sõrme otsast ära lõigatakse, siis natuke teine teema. Aga ma korraks hüppan segan, et täitsa teemasse vahele. Ma mingi filmimise käigus ma käisin praegune see, kes meil on see, Lanna oli ju selle kohtuekspertiisi büroo juhataja oli nagu enne, siis tema ainult piines selle mõttega, et vaata, et kõik on nüüd võimalik, et kui näidatakse ette, et põhimõtteliselt me saame ju printida kõik asjad, et me anname kogu aeg ära nagu andmeid, ma ei küta nüüd paranoiat, järgi valesti aru saada, ma ei ole vandenõuteoreetik, aga et sa annad oma andmed ära nagu põhimõtteliselt ja mis praegust tehnoloogiat ongi see, tegelikult see tuleviku kuritegevus ongi see, mille mis ette tuleks mõelda nagu enne, et samas suunas hakati mõtlema, et tegelikult me saame ju kõike rekonstrueerida või luua nagu see täitsa vale koht on. Aga mõtleks natukene nende riikide peale, mis toovad nagu sära silma, kui me Aafrikast räägime, et Tanel, võib-olla ma sinu käest küsin, et räägi natukene Etiopiast. Etiopias ilmselt ei ole väga palju eestlasi käinud. Sina praegu seal resideerud, seal on ka praegu sarnane vihmahooaeg, et räägi, milline riik on Etioopia, miks sinna minna ja kuidas sulle seal tundub, mis seal head on? See on keeruline küsimus tänasel päeval, kuna olukord Etioopias on üsna ebastabiilne, aga kohe jõuan selleni. Kui vaadata seda kaarti, kus on need erinevad riigid peal ja Aafrika kontinenti, siis Etioopia iseenesest on oma suuruselt Prantsusmaa ja Hispaania kokku. Rahvaarv on üle 110 miljoni inimese ja ega tegelikult keegi ei teagi, palju inimesi seal elab. Ja tegelikult see on väike vahelepõige sinna valimiste ossa, et väga keeruline on ka riikides valimisi korraldada, kui ei tea, kes üldse elab seal. Ja need on tihtipeale ka poliitilised küsimused, et kui seal on erinevad rahvusgrupid, siis võib välja tulla, et mingi rahvusgrupp on tegelikult suurem, peaks olema rohkem esindatud kusagile. See on üsna keeruline. Aga Etioopia on täna sisuliselt kodusõjas ja see on üsna muserdav kogu riigis. Põhjas olev Tigray osariik on keskvalitsusele juba pikka aega vastu hakanud ja kodusõda praegu käib. Lisaks on veel erinevad probleemid nii Sudaaniga kui ka Somaaliaga, Lõuna-Sudaan, mis on seal ka juures. Pluss Etioopia on ehitamas Aafrika kõige suuremat tammi, et hakata elektrit tootma. Eritrea, jah.
Eritrea ka muidugi ja loomulikult. Eritreaga nad ju leppisid ära hiljuti. No see leppimine ei ole nüüd nii suur veel. Mina kohtusin nüüd 6 aega tagasi päris palju inimestega Eritreassust nägin, kes oli just sealt ära nagu need, ütleme ära põgenenud siis just, et seal just väga hästi hetkel ei tundu olevat. Aga Etioopia osas, mu kodu on hetkel siis Addis Abebas ja tunnistan ausalt, et ma ei ole elu sees veel koledamas linnas elanud. See on suured kaoses ehitatud kõrghooned, mis on slummide vahel. Seal on mingid kindlad magistraalid, mis läbivad linna, aga ülejäänud teed on kohati asfalteeritud, enamus mitte. Samas see eluolu on seal väga põnev, sest Etioopia oma iidse kultuuriga, oma köögiga pakub väga palju toredaid elamusi. Ja kui minna Addis Abebast väljapoole, siis see riik on looduslikult ülimalt kaunis. Küll on mäed, küll on savannid, erinevad muud kohad, mis lihtsalt on hingematvalt ilusad. Ja tegelikult see Addis Abeba koledus, no see on selline kompromissi hetk seal Etioopias elades, et sa harjud sellega lõpuks ära ja õpid lõpuks ka nautima neid kohapealseid võlusid seal. Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, olles ise 4 aastat Etioopias elanud, et see Etioopia kultuur, mis kõik on väljaspool pealinna, see on lihtsalt imeline ja kui avaneb kellelgi võimalus reisida, siis Põhja-Etioopia iidne keskaegne kultuur on üks maailma vanimaid. Ärge praegu reisigi Põhja-Etioopisse. Praegu ei ole mõtet, aga varsti. Aga Ilmar, vali sina üks oma 4 riigist ja räägi veidikene, mis on seal toredat ja head, et just sinna peaks reisima või uudistama minema või miks mitte missioonile või valimisi vaatlema minema? Ei, ma missioonile minekut ei soovita sest muidugi kellegile, et see tähendab seda, et paratamatult sa puutud kokku inimestega, kellel on suured probleemid ja kes võib-olla loodavad sinust kõike seda, mida sa ei suuda teha. See on võib-olla kõikide Euroopa missiooni inimeste see peamine frustratsiooni allikas, et need probleemid on alati suuremad kui see, mida sa suudad pakkuda. Aga nüüd siis sealt edasi on, ma hakkan nagu küünilisemast poolest peale. Ma vaatan numbreid ja saan aru, et tõepoolest, et Aafrikas toimub igasugune kasv. Rahvaarv teeb plahvatuse. Nigeerias saab 3. miljardi inimesega elanikuga riik maailmas. Ma arvan, et enamus Aafrika riikide rahvaarv on viimase 30 aastaga, mis on 3-kordistunud ja mis tähendab ju kõige muu kõrval, kõige halva kõrval seda, et need on tarbijad. Ja siis vaatad neid numbreid ja saad aru, et tõepoolest kusagil on suudetud sellele turu kasvule ka näppu peale panna, et midagi see toimub ja siis hakkad küsima, et huvitav, mis see siis on, et kui mul oleks väga palju raha ja ma tahaks investeerida Aafrikasse, et kuhu ma peaksin seda tegema. Ma arvan, et valesti mõtlevad need, kes mõtlevad 19. sajandi põhiselt, et need on maavarad. Sest kui me räägime Hiina tegevusest või eelkõige Hiina ja natuke tunduvalt vähem eurooplaste tegevusest, siis muidugi nad soovivad neid maavaradele saada kaevandamisõigusi ja see on siis nüüd nagu teistmoodi, kui oli viimati kolonialismi ajal, sellepärast et kui koloniaalimpeeriumitest loobuti 50. aastatel, siis põhjus oli see, et kolooniad muutusid prantslastele ja inglastele kahjumlikuks, nad olid liiga kallid, hoolimata sellest, et need maad olid täis maavarasid. Aga kui sul infrastruktuuri ei ole, näiteks Kesk-Aafrika Vabariigis, seal, kus asub nafta või seal, kus asub teemandikaevandused, nad on lähimast transpordisõlmest umbes 500-700 kilomeetri kaugusel ja sinna ei lähe ei raudteed ega ühtegi korralikku maanteed. Ja samal ajal käib sõda, järelikult see maavara seal on ja keegi seda ei puuduta. Senikaua, kuni seal mingisugune rahu ei tule. Selles tähenduses, et
selleks, et seda neokolonialistlikku maavarade kasutamist teha, selleks peavad suured riigid kõvasti investeerivad mingisugust stabiilsust luua. Aga samal ajal see elu käib. Malis viidi läbi märtsikuus üks selline avaliku arvamuse uuring ja küsiti, et mis teie meelest teie riigi kõige suurem probleem on? Teatavasti riik on viimased 6 aastat meie silmis olnud sõjas ja ligi 60% inimesi vastas, et see on tööpuudus ja majanduse probleemid. Ja seejärel 40% vastas, et see on julgeoleku olukord. See tähendab, et inimesed on sõjaga nii ära harjunud, et sõda tähendab seda, et sul potentsiaalselt on võimalik, et iga paari kuu järel toimub linnas mingisugune tulistamine grupeeringute vahel, aga seda ei peetagi enam nüüd nii oluliseks kui seda, et kui ma hommikul üles ärkan, ma ei tea, et kus ma saan raha teenida või kus ma süüa saan. Ja siis pikk jutt läks nagu veel pikemaks, aga mõte siis on see, et mingil viisil on inimestel siiski prioriteedid, kuhu nad oma raha paigutavad. Ma vaatan, et ilmselt esimesed firmad, kes on osanud õigel ajal kohale tulla, on erinevad telekomifirmad. Sellepärast, et ka kõige vaesemas riigis, kus ma käisin Kesk-Aafrika Vabariigis, tegutses 3 siis seda mobiilioperaatorit. Ja kui mina ütlesin kohalikele, et näed, mul on nagu ka üks telefoninumber, nemad vaatasid mulle otsa, sul on ainult üks, mis mees sina oled, sul on ainult üks telefoninumber, et igal normaalsel inimesel on nagu mitu neid, sellepärast, et igale poole see levi ei ulatu. Ja siis ma hakkan edasi mõtlema, et ilmselt selle majanduskasvu ja nagu investeerimise võimaluse võti on siis see, et kui sa pead arvestama, mis on need valdkonnad, kus ka kõige vaesemad inimesed aeg-ajalt tahavad seda teenust või seda kaupa. Mitte see, et sa tood sealt uraaniumi või naftat ära, mida seal muidugi ka on. Tanel, remark ja siis Keenia. Ja remargina see, et me ei tea tegelikult, me ei adu ära siin Eestis olles, et mis on tegelikult see Aafrika vaesus. Ja seda ongi raske aduda, kui sa ise ei koge seda või sa ei näe seda. Et mul on õnnestunud käia osades väikestes külades, täiesti maapiirkondades, kus ongi hütid. Hütil on 2 tuba, üks on loomadele, teine inimestele. Ja ainukene sissetulek, mis inimestel on sellest ajast, kui on vihmaperiood. Nad saavad midagi kasvatada. Vahepeal matavad mingisuguseid tooted sinna maa alla ja saavad hiljem hakata müüma. Ja see ongi kõik. Kui ma mõtlen ka selle peale, et Etioopias on miinimumpalk ametlikult on umbes 15 eurot kuus. Ja tehasetöölised saavad võib-olla 50 eurot kuus. Ja kohalikud tooted on üsna odavad seal, aga siiski see inimene, kes seal maal elab, temal ei ole isegi seda raha. Ehk siis see lõhe siin on tegelikult väga suur ja kui me räägime mingitest investeeringutest või võimalustest majandust arendada, siis see lõhe on ka nende vaeste ja selle eliidi vahele, kes siis saab äri ajada. Sest aga kõigile ei ole see lihtsalt kätte saada. See on küll nagu väga õige, et jätame Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrvale, kus me teame, et on nagu uhked linnad, aga siis võtame Nigeeria Lagose, sa satud Lagose kesklinna ja sul on tunne, et sa oled ühes maailma sitis. Et seal on nagu kõik nagu suvalises high-tech keskkonnas. See on sama mis Keenias, mis väga naljakas asi mul oli kõrghoonetega seos, ma lihtsalt hüppan täitsa teemaga sisse. Et mõtlesin, et see on hästi linnaraha tuleb peale, nagu on just, et mis me rääkisime ka ja just läheb sinna arendusse, infraarendusse läheb, et kogu aeg ehitatakse, nagu tulevad peale, just Hiina teed on, isegi Jaapan on see mingid sees on. Aga see kõrghoonetega seos, mis ma hüppan täitsa teemaga, et kõik kõrghoonete otsad on millegipärast Keenias tühjad ja need pool muidu antakse ära nagu, et me mõtleme, et oi kui lahe, et ilus kõrghoone pilvelõhku on neid, see üleval on väga tore nagu kontor nagu on, aga keegi ei võta sinna kontorit, ma ei tea miks. Et alumised korrused on välja müüdud ja üleval siis kirjad need pilvelõhku otsad on, need on tühjad. Ken, kuule, aga sina teed, ma saan aru, Keenias kitseäri. Et räägi meile, miks minna Keeniasse, mida seal on head ja toredat ja mida su kitseäri endast kujutab?
no Keenias on palju toredat on ju, vaata Keenia on nii suur juba on ju, et kuidas sa hakkad tulema nagu on, et noh, seal on Mombasa ja seal on ka siis Nairobi on ja see pool nagu on, noh põhikeskused siis mööda on ja Mombasa on siin nagu sadamalinn on ju, kus on niisugune nagu mõnus niisugune nagu ütleme tumeda fooniga, palju kahtlaseid itaallasi, noh võib aimata ainult, mis seal toimub ja Ukrainas nagu on, et no kõik see, ta on mõnes mõttes see keskus seal nagu on see, kus käib see nii-öelda see poolhämar tegevus siis nagu on. Aga Nairobi ja Nairobi on siis rohkem niisugune nagu pangandus, nii-öelda finantsmaailm ja niisugune korrektse, noh võib-olla mõnes mõttes niisugune igavam, aga samas jälle selline nagu isegi kus turvalisem ei olegi, aga kuidagi niisugune kuivem, ütleme siis on. Seal on siis inglased ja sakslased tegutsevad põhimõtteliselt. Kuidagi meid ära jagatud omavahel nagu need. Ja igal poole muidugi on seda Hiina raha nüüd sees on seal on ja siis on ka Hiina, mind peetakse kogu hiinlaseks seal muidugi on nagu on. Mis ma ei tea. Okei, see selleks. Aga mina sattusin, ma räägin ära, et see mingi nagu, et ma lihtsalt nagu, et miks ma sellise asja teen, mis ma teen seal on. Ma sattusin kunagi 2017, ma aitasin teha selle valimisi, opositsiooni valimisi on ja noh, me teame, kuidas 2007 oli see täitsa nagu kodusõda lävel oli see riik oli on ja nüüd on kuidagi stabiliseerunud on ja noh, selle tagajärjel on ja siin minust on seal isegi nagu see pidi aru andma minema, kas mitte mõned poliitikud, et seal oli just tõenäoliselt see tribalismi kasutamine nagu õela valimiskaardina nagu ära, mis viis lõpuks nagu vägivalla laineni on ja. Aga see selleks on, see on kõik muutunud on ja valimised on alles 2 aasta pärast jälle on. Aga ma sattusin valimiste käigus, ühe poliitikuga, mõtlesime, et on vaja, kuna valimised on seal väga, seal riik on suur ja valimised väga kallid. Ja enne valimisi ma istusin, noh nii-öelda minu hea sõbranna on üks juhtivaid, praeguseks sai parlamenti sisse, on üks juhtivaid, seal on Women Rep nagu. Women Rep tähendab seda nagu senaatorid, kes on siis naiste nagu niisugune nagu naiste rühmitus. No neil on naiste kvoot. Ja naiste rühmituse nagu esindaja. Ta on võimalik, väga armas karakter ja väga hoogne karakter, et isand on kreeklane, ema kõik kuju, siis on üks tribaalane, ta on mõnes mõttes ka lahe kandidaat, ta on nagu tribalismi väline siis kandidaat nagu ka, mis on talle väga hea. Ja ta plaanis üksikkandiga minna, aga ma sattusin temaga koos liikuma. Ja siis kui me hetkel seda, siis mõtlesime, et mis me siis teeme nüüd on ja istusime maha ühes kohvikus ja mõtlesime, et kuule, aga mul on selline asi, et tal on suhted kuskil Saudiga, et Ken, mine vaata sinna, et mis see toimub, kitseturul toimub on ja. Siis ma sõitsin sinna nagu mingi 1 päevaks läksin, et seal on, ja avastasin, et see on täiesti nagu meeleheide on nagu enne. See oli see halb aasta oli ka, 2017, kus oli kuiv aasta oli. Ja vaatasin, et inimesed tulevad kokku, need turud toimuvad nagu tegelikult nagu korra 2 korda nädalas on. Ja tasuda, inimesed tulevad, meie mõistes nagu hakkavad Tallinnast tulema, et tulla selle turule nagu praegu siia tulla nagu on. Ja siis minnakse laiali nagu on. Ja seal on väga palju künnilist, niisugust äri oli seal sees ja kirjutatud nagu, et seal on siis need vahendajad, kes näevad ära, et okei, nad tagasi ei jõua ja siis nendele sisust tehakse siis nagu liiga siis nagu on. Ja ma see läks mingi aeg mööda, mõtlesin, aga miks sa võiks kõik kasutada nutitelefone, et miks see võiks nagu seda asja nagu elu lihtsamaks teha, kui on võimalik ka geolokatsioon ja on võimalik, nad ei pea kuskil tulema enam ja ma tean väga hästi, kui Boltil läheb seal väga hästi nagu põhimõtteliselt ka, noh nüüd see on hiljem oli küll need on, et on võimalik kui tegelikult positsioneerida ära ka Savannis on, kui sul aadressi pole nagu on. Ja sealt me hakkasime seda natuke arendama ja nüüd me panime selle püsti. No hetkel me oleme küll esimesed lainel nagu oleme selles mõttes nagu, et me vahendame nagu patchereid, aga me püüe. Mis see oli sul, KITS 24 või? KITS 24, jah. Nii lahe. Ei tea, Muusi 24. Aga räägi, mis see KITS 24 teeb? KITS 24 teeb selliseid asju, et sa saad osta sealt endale kitse. Sa saad hüüa sealt ka kitsega seotud tooted nagu on ja üllatal hoidsin mingi kinni nüüd on ja, et ma mõtlesin, et just, et seda rääkida, et no see turg on nii suur, nagu sa tead on ja mis see mõte, teine mõte mul oli nagu on ja selle juures, et tegelikult see, nagu me Aafrikas teame, ega keegi seal pankas väga ei usalda on nagu on ja, see on vanast ajast on ja selles on meil Pesa, mis on täitsa pangaväline süsteem, mis on väga tore asi on ja minu on väga uhked, ma ei tea, kas terve Aafrika on ja mis telefon maksab prepaid kaardiga, sa maksad telefoniga on ja see on kõigil olemas on ja selle elu käibki selleks, sa maksad baaris sellega ükskõik kus kohas nagu on, no apteegis baaris, whatever on ju. M-Pesa. M-Pesa on selle nimi ja see on päris innovatiivne asi ja see on ka Telekomi poolt arendatud asi, mis on Safarikomi arendatud on, mis on siis suurem. Mitmel pool Aafrikas kohtub nagu sama süsteem. Päris nutikas ja väga tulane ka on ja pagana kuhu ma räägin? Kitse. Ja siis me lükkasime selle nagu kuidagi eikuma ja nagu hirmuga mõtlesin, mis siis juhtuma hakkab nagu on ja üllatus. Eile oli meil 17 tellimus, 17 kitse, täna on vist ka juba kitse tellimused tulnud peale, nagu 2 aastat oleme teinud on ja me panime kuidagi mingis esmapersoonis liikuma, meil pole äppel valmis, pole minu veebipõhiselt praegu. Ken, sa oled kitse start-upper. Ma olen kitse start-upper ja sellega selles oligi just eelmine nädal, et me rääkisime ühe start-upperi, kes teeb, kuidas öelda,
sellist nagu tõsist asja onju. Ja siis tema ütles, et kõik on nagu väga hästi nagu Ken, et me saame aru, et see on 100 milline turg nagu onju, kõik on väga hästi nagu onju. Aga kuidas sa tõsise näoga saad rääkida, et see on mingit kitsasi Aafrikas nagu onju. Aga tead mis, ma ütlen remargi korras vahele, et kits on Aafrikas üks suuremaid varasid. Ja ta on livestock põhimõtteliselt on ja ta käitub samamoodi, mõnes, mis on huvitav tema puhul on ka see, ja ta käitub tegelikult nagu aastatuhandel käitub ka, seda müüakse nagu ta käitubki nagu klassikaline asset on ja ta käitubki nagu kuld, whatever, Bitcoin, ta liigub üles-alla nagu, et need hinnad ei ole stabiilsed, fikseeritud nagu see toimub kõikumine. Aga mis meie teeme? Me mõnes mõttes teeme nagu selles mõttes nagu see on social enterprise'i ja ma mindid oma juurde, sest seal on kaks asja. Seal on hästi suured probleemid Aafrikas toidu kvaliteet nagu enne. Et me ei tea, kus see tuleb, toidu päritel on ja me lahendame selle ära, me tahame jõuda selleni, et näed, et see farmer, kes seal on maja taga, et tema kasutas selle kitse, see jõuab otse temani nagu jõuab ja tema saab sellest nagu õiglase siis tasu nagu ma sellest on ja lõputarbija ka siis nagu teab, kus see vähemalt see tuleb. Sest seal on niimoodi, mina ostsin endale kitse on ja väga hea investeering oli, minu ühest kitsest on pooldunud 3 nüüd on ja. Aga selle jutu peale on meil päike välja tulnud. Aga seal hoitakse, mis on, ta on nagu mõnes mõttes nagu asset on ja kui sa vaatad isegi nagu filmi vaatad Aafrikas on ja vaatasin mingi Maridoki, kus sul vaatasid, seal igas kaadris satub üks kits satub kuskil on ja kits on ka selles mõttes ta on investeering, et kui laps läheb sul kooli nagu on, siis on vaja talle kooliriided osta, koolipinsakost on ja ta läheb kooli on, siis müüakse kits ära ja see käib niimoodi toimubki nagu on, et sa hoiad seda, sa tead palju sul kitsis on, sa hoiad seda suht turvaline paigutus ja siis sa sellega korraldad oma elu on ja. Aga see võib võtta aega, meie lihtsalt kiirendame seda asja ära nüüd, viime seda kokku, sa ei pea minema sinna turule, sa saad õiglase hinna nagu on ja pluss tarbija poolt ka, ta saab kvaliteetsemat toodangut, ta saab soodsamat toodangut, ta saab värskemat reklaam tuli nüüd jah. Ei, väga hea, et sa teed Eestis kitsereklaami. Eestis ta veel ei tööta, minu geolog on peal nagu on ja ta oli suur probleem meile, et taheti kitse tellida Tallinnas, aga ei suutnud seda lahendada. Aga ma liiguksid võib-olla edasi. Tanel, kas sa tahtsid selle kohta öelda või mul on sulle järgmine küsimus? Ei, mul lihtsalt tuli üks tore mälupilt meelde Etioopiast. Etioopis ka on kitsed väga olulised ja kõikidel pühadel siis tapetakse kits ja etiooplased armastavad väga toorest liha süüa. Ja siis lõikavad sealt ja kuna inimesed on väga hinnatundlikud, siis tihtipeale ostetakse kitsi kusagilt maapiirkonnas, kuna linnas on kallim. Ja ükskord ma just sõitsin enne ühte püha, sõitsin linnast välja ja siis hakkasid rekkad vastu tulema. Ja paaril rekkal oli selle juhi kabiini katusel oli siis paar kitse. Et siis polnud kitse kuhugi mujale panna, pandi sinna. Üks sellist kitse saab ühe mootorrattaga sellise väikse 4 kitse mahub sinna peale ära päris oma silmaga nagu. Ilmar tahab ka kitsede kohta ütelda. Ja ma tahan ka kitsede kohta ütelda, et kui teie rääkisite asja nagu toredamast poolest ja ma kinnitan ka seda, et see nüüd 6 aega tagasi oli see islami teine suurem püha, kus mälestatakse siis või meenutatakse seda, kuidas siis Ibrahim või Abraham pidi oma poega justkui ohverdama ja kui Jumal ütles, et ma olen aru saanud, et sa tõepoolest mu käsku täidad, siis ei ole vaja sul oma poega ohverdada ja selle mälestuseks siis nüüd ohverdatakse kitsesid, mida ei tohi ise ära süüa, vaid mida tuleb naabritele anda. Aga niimoodi nagu Eestis räägitakse, et jõuluajal vaadatakse, et kui ilus on kuusk ja et kellel on parem kuusk ja väikse lapsena käisid naabrite juures ja vaatas, milline kuusk neil on, siis Malis samamoodi lapsed arutavad, et näe, sellel oli nii kõhni kits ja see on nagu ikka hea pere, et sellel oli nagu rasvane kits. Üllatus, kitse nagu liike on ka ju meeletult nagu on. Mul algusel probleem oli, et Aafrika kitsed on natuke teistmoodi. Ei, lambad, et seal on lammas, et kitse Aafrika lambad on täpselt, me ei ole need nagu need beebimähmete reklaami peale lambad, seal on täpselt kitsemoodi lambad ka ja ma oleks täitsa nagu. Aga nüüd see pool, mis kits ja valuuta, millest sina räägid, et see võtab ka selle vormi, et näiteks siis jällegi Nigeris, Malis ja Burkina Fasos, kui džihadistid võtavad mingisuguse piirkonna oma võimu alla, siis selleks, et sellest kasu saada, siis küsivad nad seda zakati ehk siis islami ühe andami vormis, aga kuna kohalikel elanikel raha enamasti ei ole, siis võetakse seda kariloomadena, et kariloom on siis kui selline üldine väärtuse ekvivalent, mida võib müüa ja.
kasutada. ma tahaks natukene siit siirduda, enne kui me nagu läheme selliste turismi ja helgete teemade juurde, ma tahaksin küsida ühe veidi raskema asja kohta. Kitsam, majandusplokk sai nüüd kitsedega läbi. Et nagu me teame, väga suur osa Euroopa migratsioonist tegelikult pärineb Lähis-Idast ja Aafrikast. Ja suur migratsioonilaine Euroopa suunal toimus 2015. ja 2016. aastal, kui mina just Aafrikas resideerusin. Ja ma tegelikult suunan selle küsimuse kõigepealt Tanelile, kes praegu seal on ja kes on ka diplomaadina seda asja suhteliselt lähedalt näinud, et kuidas see nagu sealtpoolt paistab. Ma ütlen ennem ära, et tol ajal, kui mina seal olin, paistis see isegi Aafrikast veidi kummaline. Minu Aafrika kolleegid küsisid minu käest, et mis te seal Euroopas mõtlete, miks teie Saksa kantsler ütleb, et tulge, no see ei ole mõistlik käitumine. Et kuidas sulle nagu Tanel tundub, et kas nagu inimeste heaolu tagamiseks Aafrikas tuleks neil elamistingimusi, töötingimusi parandada nende kodus, nende enda riikidel ennekõike, nende enda valitsustel ja mis on Euroopa roll selles ja kuidas sulle paistab? Ma alustaksin sellest, et meie siin Eestis vaatame ainult seda migratsiooni, mis tuleb Euroopasse. Tegelikkuses, kuivõrd Aafrika kontinendil on neid konflikte niivõrd palju, siis Aafrika sisene migratsioon erinevate riikide vahel on kordades suurem. Ja kas või nüüd Põhja-Etioopias Tigray kodusõja raames 30-40 000 inimest järsku Sudaanis. See on lihtsalt üks näide sadadest, et need sisemigrante Aafrikas on miljonites täiesti. Eks see on üks pool. Teine pool siit on see, mis mulle väga meeldis, mida president Kaljulaid ütles Välisministeeriumi Aafrika strateegia avamisel, et kui me räägime nendest migrantidest, kes tulevad Euroopasse, siis Aafrika jaoks on see ajude väljavool. Sest need, kes võtavad selle tee ette, nemad on palju hakkajamad inimesed. Nemad on need, kes suudavad mingisuguse ressursse kokku koguda, et jah, nendele kaubitsejatele siis maksta, et saada üle Vahemere. Ja need inimesed, kes on tõesti hädas, nemad jäävadki hätta tegelikult. Loomulikult migratsiooni võtmeks on kohapealsete olude parandamine. Ja sellest saavad ka kõik aru tegelikult. Ja ka Aafrika Liidus, kui ma vaatan, mis poliitikaid nad üritavad ajada, kuidas nüüd on asutatud vabakaubandusleppe raames vabakaubandusliit, mis on potentsiaalselt väga oluliseks võtmeks majanduse arendamisel. Küsimus on selles, et kuidas seda hakata rakendama. Ja erinevate reformide puhul Aafrikas on väga palju toredaid ideid. Aga milles alati jääb vajaka on just rakendamise pool. Ja see on see koht, kus ma arvan, et nii Euroopa riigid kui ka teised saameelsed riigid, kus me saame tõesti aidata. Ja ma korra hüppan siin ka selle küsimuse juurde, et kuidas Eesti saab siin aidata, on just näidata eeskuju meie erinevate digilahenduste osas. Sest ka digiküsimustes on hakatud üha rohkem mõtlema, aga küsimus on siin ka see taristu pooles, et see vastav taristu peab kõike seda kaasa aitama. Ilmar, sa tahad ka ütelda? Ja mul on selle teemaga päris palju kokkupuuteid olnud, sellepärast, et kõige suurem põgenikevool on ikkagi konfliktipiirkondadest ja seal kohapeal sa saad aru, et inimestel ka sisuliselt ei ole mitte mingit võimalust kohapeal jääda. Et nad lihtsalt peavad liikuma hakkama, muidu see on ellujäämise küsimus, ellujäämise strateegia, see on täiesti üheselt selge. Aga sealt edasi läheb muidugi asi väga imelikuks. Lääne-Aafrikas üks 5 aastat tagasi läbi viidud uuringu kohaselt neid, kes tahaksid Aafrikast välja minna või nagu päriselt ära minna, need on 2-3% kogu elanikkonnast. Et iseenesest nagu seda, et kogu Aafrika kontingent, kui saaks, tuleks Euroopasse, seda tegelikult ei ole. Et neil on kodu samamoodi armas. Samal ajal on täiesti olemas see nagu müüt sellest müütilisest Euroopast. Nii palju, kui mina vestlesin inimestega, siis
nad kõik räägivad Euroopast mõttega, et saaks nagu mingit head tööd. Noh, meil on teinekord arusaamine, et nende mõte on kohe, et hakkame lollide eurooplaste sotsiaalsüsteemi kuritarvitama, aga valdavalt ma ei kohanud ühtegi inimest, kes oleks teadnud, kuidas see sotsiaalsüsteem töötab või et see on nagu see nende nagu pluss. Või see, et nad otsivad head tööd selleks, et hakata raha oma kodustele tagasi saatma. Täiesti õige. Aga nüüd on siis, kui me räägime 2015. aasta kogemustest, siis oli huvitav oli see, et ka Saksamaal ilmselt saadi aru, ka Angela Merkel sai aru, et mingil hetkel nende protsess käis käest ära ja siis 2016 käis Angela Merkel ju mööda Aafrika riike läbi rääkimas tagasivõtmisprogramme. Ja see tekitas vähemalt Lääne-Aafrikas mõnes riigis tõelise paanika, sellepärast et sellest Angela Merkeli tagasivõtmise ringkäigus saadi aru, et Euroopa hakkab üleüldse Aafriklasi tagasi saatma. Ja see tundus juba paljudele selline hirmuäratav asi, et ja Angela Merkel muutus Euroopa ksenofoobia võrdkujuks, mis nagu meie poolt vaadates on niimoodi, et oot, millest me räägime, arvasime, et asi on nagu vastupidi. Ja üks argument, mis oli mõnedes sellise pinevava olukorraga Aafrika riigis oli see, et põhjus, miks me ei taha neid tagasi, on see, et need inimesed on enamalt jaolt oma kodus kõik asjad ära müünud. Ja kui need purupaljad inimesed tulevad meile tagasi, siis muutuvad nad meil kodus julgeoleku ohuks, sellepärast et nad on esimesed, kes ära värvatakse nende relvastatud grupeeringute poolt ja kes muutuvad bandiitideks, kui nad koju jõuavad. Ma lisan omalt poolt ka, kuidas ma rääkisin Etioopia ühe tolleaegse dissidentliku ajakirja Adi Standardi omaniku ja peatoimetajaga täpselt selle migratsioonikriisi keskel naisterahvas. Ja ta ütles nagu niimoodi, et tead Karin, et need noored poisid, kes lähevad, kes on saanud esimest korda minu eluaja jooksul kätte interneti ja mobiiltelefoni, sest Etioopia riik on kogu aeg piiranud internetile juurdepääsetavust. Kui mina sinna kolisin 2014, ei olnud võimalik fotosid alla laadida. 2017 ma lahkusin, siis juba oli. Nad on saanud esimest korda juurdepääsu maailmale, nad näevad, mis tegelikult toimub. See on nagu meie Nõukogude Liidus, me oleme siin piisavalt vanad. Me saime ühtäkki aru, et ohoo, mis seal Soomes toimub. Et ongi ilus ja värviline ja nad näevad, et tegelikult elu on väljaspool normaalne, et ei ole nagu Nõukogude Liidus, mis Etioopia oli, et sind nagu vahistatakse ja tapetakse. Ja nad tahavad endale täiesti inimlikult nagu paremat elu, nad on nõus maha müüma olematuid asju, hankima endale $5000 kõikide sõprade ja sugulaste arvelt selleks, et võtta ette teekond läbi Sudaani, Liibüa, Sahara kõrbe kuskile Liibüa põhjarannikule, et võib-olla ta siis saab paadi peale. Mina ütlen, et aga mis ta siis nagu läheb, miks ta läheb, et siin on ju tegelikult okei elada. Ja see Adi Standardi peatoimetaja ütlebki, et aga mõtle ise, et sul ei ole mitte mingit perspektiivi. Sa tead, et sinu elu piirdubki selle ühe kitsega seal selle Sadama külas. Ja samas sa näed, et sul on võimalus elada oma elu nii, nagu sa tahad, nagu vabalt, sest vabadust sul siin riigis ei ole. Ja siis sa hakkad mõtlema, et tõepoolest, et läheb teenib oma mingid dollarid ära ja tuleb tagasi, aitab oma perekonda paremale elule ja võib-olla õpib vabadust ja teeb partei ja äkki võtabki võimu on ju seal Etioopias. Ega nad ei taha seal välismaal keegi olla, tegelikult koju tullakse alati tagasi. See on selline minu isiklik kogemus, aga Ken, kas sul on ka kuidagi nagu migrantidega Keenia poole pealt või mujalt, kus sa oled, kes tahavad välja rennata või vastupidi ei taha rennata? Ei, mis tegelikult, Keenia on selles mõttes nagu, ma kiru võtan ära, Keenia on tegelikult... Proovi mikrisse rääkida. Jah, proovin. Keenia on tegelikult, seal toimub liikumine tegelikult teistmoodi, seal on nagu selles mõttes ka nagu meil on nii-öelda, me nimetatakse pendeldajad või mis toimub, töö toimub. Seal kõik see liigub see kuidagi moodi Saudi Araabia maade suunas käib see liikumine käib, et käiakse tööl, tullakse tagasi, tullakse tagasi, et see põhimõtteliselt kogu see siis Araabia maailm elab sellelt veel. No ma ei tea, mis teised regioonid ka, nagu mul tundub, see on seda ka väga palju mujal ka nagu enne, aga seal on seda täitsa nagu see on nii loomulik osa nagu elust on. Aga mis Keeniaga just on, et see on selline riik, kus sa tunned, et tegelikult inimesed tahavad, nagu ma viitan sellele, et inimesed on uhked oma riigi üle nagu enne. Nad on väga uhked, et see maratonimees võitis, nad on väga uhked. Neil on tegelikult see ühtne tunne täitsa olemas nagu uhked ja tahe on olemas, mis on hästi tore nagu. Elanikkond on väga noor, nagu Aafrika riigis kipub olema nagu.
et keskklass tuleb peale, keskklass ja see on hästi huvitav aeg just selles mõttes ka, et seal on tekkimas see, kui noh, meil on Aafrika on see nagu me teame, on ma ei tohi öelda, aga kleptokraatia ja siis on see kõige alumine ots nagu põhimõtteliselt seal vahel ja see vahel on siis nagu seda vahe nagu ei olegi. Siis praegu on tekkinud väga tugev keskklass ja see on just peale tekkimas, just samad võimalused, internetti tegi pääs, inimesed on ise ettevõtlikud, nuputavad, nutikad on, et on huvitav koht on, et seal juhtub seda kõike nii kiiresti on, et isegi noh, okei, mõnes mõttes Hiina raha ka, nad on aru saanud hinnastega natuke mõnes mõttes mitteametlikult mõnes mõttes konfliktis, nagu ma olen aru hakanud saama, see nagu nad enne puistasid enne siis Uhuru, kes võimul olev, siis erakond Jubilee, see pumpasid väga palju raha sinna, siis seal alati ongi, et kes on nagu see võimuklikk, kellega ta nagu puntisid on, nüüd on see hiinastega, aga nüüd on see muutus tulemas, kuna ODM on nüüd võimu üles nagu on. Aga ja see iga kord sa lähed, sa avastad jälle, et selles mõttes, et uued pilvelõhkujad on ja seal on tekkinud niisugused väga hipsterbaarid, väga lahedad kunstinäitused, seal tekivad kõik see, mis on nagu moodsam praegu see meie siin Euroopa, meie ühiskonnas, et väga lahedad live-kontserdid, kohvikud on ja kõik, seal on kõik ja seal on kõik. Ja samas hetkel, järgmises hetkes on see kõik seesama vana ka kuskil seal olemas on, aga vähemalt seal on tekkimas see tugev keskklass. Aga ka võtame siin võrdluseks selle Eesti näite aastast 2000, pärast 2008. Meil oli meeletu majanduskasv enne ka seda finantskriisi ja pärast seda, kui me olime Schengenis, järsku avanes võimalus minna Euroopa Liidus kuhu iganes tööle, oli tugev keskklass ja ikkagi mäletame, et 2010, 2011, 2012 räägiti sellest, kuidas Eestis toimub emigratsioon, et inimesed lähevad Eestist ära ja ära läksid nad tol korral massiliselt ikkagi sellepärast, et mujal oli parem töö, maksti rohkem. Ja ma kujutan ette, et kui me räägime suvalisest Aafrika riigist, siis me nagu esimesel tasandil peame arvestama selle sama asjaga, et samamoodi kui neil oleks ka legaalne võimalus, kes keelduks võimalusest paremini teenida. Absoluutselt ja ma arvan, et see, millest võib-olla 2015-2016 räägiti, oli see nii-öelda pagulaste vastuvõtmise küsimus ja pagulane on ju tegelikult see, kes põgeneb oma riigist olude eest, kus tema elu või tema lähedaste elu on ohus. Töömigratsioon on natukene teine teema ja ka väga huvitav teema muidugi. Aga ka ma arvan, et me võime nõustuda sellega, et millest siin on räägitud, et lõviosa nendest pagulastest, kes kvalifitseeruksid siis rahvusvahelise kaitse alusteks isikuteks, kes küsivad tagakiusamise eest kaitset, et need jõuavad enam-vähem oma naaberriigi piirile, kus vahetult neid enam taga ei kiusata. Kõige suurem nagu pagulasi majutav riik Aafrikas on tegelikult Etioopia, kus on väga palju naaberriikide pagulasi. Keenias on suur pagulaslaager Somaalia piiri ääres, kus on palju somaalasi. Keeniased on püüdnud seda laagrit pikalt kinni panna. ÜRO loomulikult ei taha seda lubada. Aga ma küsiksin veel Tanelilt. Tanel, sina natuke veel poliitikat enne, kui me turismi juurde läheme, mis on ka huvitav. Tanel, sina ju töötad Aafrika Liidu juures, et äkki sa valgustad meie poliitikahuvilisematele kuulajatele, et mis see Aafrika Liit on, et kas see on nagu Euroopa Liit, et kas ta toob Aafrika riikide inimestele samasugust kasu nagu näiteks eestlasele tõi Euroopa Liitu astumine ja mis seal toimub? Aafrika Liit on nagu wannabe Euroopa Liit, et nad vaatavad Euroopa Liidu poole. Nad näevad, mida Euroopa Liit on saavutanud ja nad üritavad kuhugi sinna suunda minna. Aga nad on oma arengutes päris korralikult maas. Ja kuigi neil on ambitsioon olla nagu Euroopa Liit, siis siin on üks väga-väga suur ja oluline vahe sees. Aafrika Liit on puhtalt liikmesriikide vaheline liit ja see on pidevalt olnud arutelud Aafrika Liidu sees, kas anda mingisuguseid volitusi üle, nagu Euroopa Liidus Euroopa komisjonil on mingi pädevused näiteks, siis see Aafrikas on väga selge piir tõmmatud. Ei, me oleme riikide liit ja mingisuguseid pädevusi üle anda kesksele organisatsioonile
on täiesti vastuvõetamatu praegu. Et kas tavainimesel on sellest üldse midagi teada või kasu? Tavainimene, ma arvan, ei tea Aafrika Liidus mitte midagi. Sest jah, sul on väga õige viide siin, et keegi pole otsest kasu sellest saanud. Ma südamest loodan tõesti, et see initsiatiiv nüüd vabakaubanduslepingu osas näiteks, et see hakkab lõpuks Aafrikas. Räägi, mis see on väga huvitav areng. Vabakaubandusleping on nüüd lepe, mis jõustus aasta algusest ja mis teoreetiliselt peaks hakkama arendama Aafrika sisest, Aafrika riikide vahelist kaubavahetust. Ja see on see, kus praegu on olnud väga suuri probleeme, küll on piiriületused, tolliprotseduurid, mis iganes probleemid seal olnud. Et üha rohkem on hakatud selle peale mõtlema, on hakatud piiripunkte ümber ehitama, protseduure lihtsustama, et ei oleks sulle nädalasi rekkajärjekordi näiteks. Ja see nädalasi rekkajärjekord on väga tüüpiline, mis Aafrikas on, kui on just riikide vaheline kaubandus. Kui selle saaks kuidagi käima, siis sellega me saab kohalik tööstus paremini areneda ja anda inimestele rohkem tööd ja selle kaudu peaks lõpuks tulema siis see reaalsem kasu Aafrika enda inimestele. Ma toon näite Aafrika Liidust ja konflikti lahendamisest, et iseenesest vähemalt 90. aastate keskpaigast, eriti pärast seda, kui Prantsusmaal Lionel Jospin ütles, et ma toon kõik oma baasid Aafrikast ära, siis selline üldine Euroopa hoiak Aafrika kriiside suhtes oli, et Africa first, et Aafrika Liit ise vaatab, kuidas oma kriise lahendab. 2013, kui džihadistid vallutasid kogu Põhja-Mali ära ja liikusid pealinna Bamako poole, siis Bamakos asuv Mali juhtkond pöördus oma naaberriikide poole, et aidake, pöörduti Aafrika Liidu poole, et Aafrika Liidul on ka oma sõjaline koostöö olemas, et aidake nüüd, muidu see meie seaduslik teie poolt tunnustatud valitsus kohe kukub. Ja vastus, mis tuli siis Aafrika Liidult ja naaberriikidelt oli see, et aitaks küll, aga meil ei ole raha. Ja kui me nüüd raha saame, siis nagu sellise väe püsti ajamiseks, millega me saaksime teile appi tulla, läheb vähemalt aasta aega. Ja seejärel siis Aafrika Liit tegelikult Aafrika Liidu loal siis pöörduti juba Euroopa poole, konkreetsemalt Prantsusmaa poole, kellel oli võimalik kiiresti tulla logistiliselt. Konfliktide lahendamisel Aafrika Liit üritab tõesti olla aktiivsem ja African Solutions to African Problems on üks põhisloganeid või motosid, mida kogu aeg kedratakse. Aga samas, kui me vaatame, kus kohas Aafrika Liit midagi teeb sõjaliselt või poliitiliselt, siis kõige suurem koht on Somaalia, Amisom missioon. Kuhu läheb nüüd eestlasest Euroopa Liidu suursaadik Tiina Intelmann? Jaa, aga reaalsus jälle on see, et Aafrikal endal ei ole ressursse ja Aafrika Liidu rahu ja julgeoleku kuludest Euroopa Liit katab 97% umbes. Ehk siis ka meil Euroopa riikidele on üsna suur sõna sekka öelda. Ma küll ei julge tunnistada, et seda sõna alati kuulatakse, aga me üritame alati ka Aafrika Liiduga selliselt rääkida, et kuulge, kogu raha sisuliselt tuleb meilt. Et arutame neid asju ja ka selles osas ma näen tegelikult, et on positiivsed arenguid, et nad on valmis rohkem rääkima. Ken, kas sa näed, et kogu selle suure poliitika taustal, et mis võiks olla selline win-win olukord, et mõlemad pooled võidavad nii Aafrika pool kui Euroopa pool tavainimese vaatepunktist? Kuidas sulle tundub? Kohaliku Aafrika elaniku vaatepunktist. Jah, et nagu me siin räägime probleemidest ja natuke patroniseerime, et me nagu abistame ja aitame ja kuidas võiks olla aga räägi nagu rohujuure tasandilt, et mis see win-win võiks olla aafriklase jaoks Euroopas või siis eurooplase jaoks Aafrikas? Aafrika on väga lai mõiste, nagu öelda, aga ma arvan, et mõnes mõttes isegi, et see sekkumine nagu, sõltub riigist muidugi, Somaalia muidugi on Somaalia, nagu on Tansaania, et tegelikult et kui me sekkume sinna mõnes mõttes nagu
ma ei tea, see on niisugune nagu võib-olla liiga no vist mõttekäigunist on ju. Et ma pigem julgen öelda niimoodi nagu, et seda sama, kui seda suunatakse seda nagu tuge on ju sinna, siis tavaelanikul jääb ikka mulje on selles, ta on lihtsalt see kultuuriline maastik, mis on nii sisse sinna töötanud on. Ma proovin nagu kaugemalt tulla, proovin võtta kuidagi on ju. Et ma arvan, et seal puudub usaldamatus valitsemise suhte ja süsteemide suhtes nagu on ju. Ja ma arvan, et kuidagi, et kui seda otsa nagu on ju, näidata ära nagu on ju, et kuidagi nagu kommunikeerida ära või mida iganes teha nagu on ju, et pigem see, et Euroopa Liit me aitame ja et seda vahepeal pihta ei pandaks seal on ju. Aga kui sa võtad näiteks oma valdkonna, selle kultuurivaldkonna, et üliõpilaste vahetused, õppeprogrammid, Erasmused, sellised asjad, kuidas sulle tundub? Ma arvan, et see kõik, et seal ettevõttekast on ju, ma pigem nagu sinna nagu isegi ma arvan ettevõttekas ja õppimismehed on, et tänapäeval õppimismehed on, et need kõik sul läbi interneti võimalik juba kõik on ju, see kõik levib igal pool, et pigem jah, võib-olla see finantstugi, aga see finantstugi peaks ka nagu mõtlema nagu omakorda, ma olen lihtsalt nagu võib-olla liiga et seda peaks kuidagimoodi, see peaks olema niisugune mehhanismiga minema, et see jõuaks selle inimesi, kes päriselt sellest vaja on. Kõige lihtsamalt öeldes ongi see niimoodi vist. See on väga huvitav ja väga õige, sellepärast et kui antakse arenguabi läbi kas riiklike süsteemide või rahvusvaheliste organisatsioonide, siis keerutatakse ära ja halduskulud keerutatakse ära nagu enne korrutatakse ära. See on niimoodi, ma arvan, et siis kalkulatsioon mingil määral toimus niimoodi, et mis annab siit pihta panna. Ma ei ole üldse, see ongi seda kogu aeg niimoodi olnud, ma ei vist kedagi hukanud sellega on. Aga põhimõtteliselt, et see peaks kuidagi jõudma niimoodi selle inimeseni, et inimesed näeksid, et sellest on reaalselt neil midagigi abi nagu enne. Mitte selles mõttes, see on niisugune groteskne näide lihtsalt oli, me olime kuskil seal aastaid tagasi, mis oli 2011, mingid Mannerheimi asju ajasime seal on. Ja käisime kus slummis ringi, keeras slummis, tegelikult ta on juba täitsa viisakas ja turvaline koht on. Aga ajame juttu, see tuleme slummis on ja tuleme abitöötajaga, lähme ees räägime, tagasi sõidab selline, ütleme niimoodi, väga-väga uhke mastikauto, lumivalge mastikauto nagu on meie turvalisuse pärast nagu on. Et see on see koht, et seda, et ta mingil ajal kindlasti on see NGO maailm on natuke kipub olema, see natuke tööstusharu, see on minu arusaam ja seda põhjendatakse põhimõtteliselt ka nagu, et see armastas, et see projekti kirjutamise maailm on natuke ajab, ma arvan, see projekti kirjutamise maailm, see ongi see, mis mõnes ära, et see peaks kuidagi see kohalolek peaks olema kuidagi nagu rohujuure tasandil lihtsalt on. Issand, kui pikalt ja segaselt, aga. Ei, aga niimoodi ongi enne Tanel tahab ka ütelda, aga meil ei ole siin kahjuks arengukoostöö esindajad täna, aga minu meelest arengukoostöö inimestele ei tohi ka selles mõttes liiga teha, et meil selliseid rohujuure tasandi arengukoostöö inimesi ja isegi lausa missionäre on ka eestlaste hulgas, kes Aafrikas toimetavad. Mina tean Etioopias näiteks 2 entusiasti, kes käivad selle eestlaste kampadega ja viivad nagu oma enda teenitud raha, oma sponsorite raha. Mina näiteks sponsoreerin 2 last Etioopias, nende koolitööd, minu abikaasaga 2. Et selline, kus kõik organisatsioonid on välja lõigatud vahelt ja see abi jõuab otse inimeseni, et seda on olemas, aga see on muidugi vähe. Vähe jah. Tanel, sa tahtsid ütelda? See taoline abi andmine on täiesti tilk ookeanis. Et sellega sa ei muuda rohujuure tasandi arvamust. Sa muudad mõninga inimese arvamust, võib-olla. Aga jah, palju abirahadest läheb kuhugi kõrvale, sellega ma olen ka täiesti nõus. Aga häda on siin selles, et need, kes neid rahasid koha peal käitlevad, nemad on kusagil ametikohal, muutub valitsus, muutub ka nende ametikoht. Ehk siis nad kasutavad ära neid võimalusi senikaua, kui nad on kusagil ametis, et kusagilt jälle mingit raha kõrvale panna. Ma arvan, et see, mida Aafrika riigid, ja ma olen rohujuure tasandil satukene kõrgemale praegu, mida Aafrika riigid ise ootavad Euroopast, on see, et neid koheldaks kui riike, kui võrdseid. Jah, me anname endiselt miljardites kokku, anname igasugu abi ja ka eelarve toetuseid, aga nad ootavad vähemalt seda, et me võtaksime neid tõsiselt laua taga. Ja Euroopa on hakanud ka selles osas liikuma, et kui vaadata, kuidas Euroopa Komisjon on käitunud, et mismoodi võeti kohe Aafrika küsimused esimesena ette, kus mindi ka Adisesse suure koosseisuga, et räägime nüüd. Me oleme siin, me oleme valmis kuulama, paneme paika ühise strateegiad. Siis selle kaudu, ma arvan, pikemas perspektiivis me jõuame ka lõpuks rohujuure tasandile. Sest see sõnum,
et kellega me nüüd koostööd tegeme, et peab tulema sealt valitsuse poolt ja valitsuse poolt ka peab seda ka kommunikeerima inimesteni. Ilmar. Jah, ma olen nagu kindlasti nõus sellega, et aafriklaste üks suurimaid soove on see, et kohelge meid nagu normaalseid inimesi. Ja samal ajal on seal teatud skisofreenia, et nad räägivad, et see, et olete kõik meie probleemides olete süüdi teie või siis kuidagi vastupidi, see on ka iseenesest olemas. Tulevikku vaadates on nagu oluline selline hoiakuline arusaamine, et sellist võitu või ühel hetkel rikkusele jõudmist ei toimi, et me räägime teatud tasakaalu säilitamisest, et nagu see kaos ei muutuks valdavaks. Ja siis me peame vaatama, kuidas asi areneb, sest praegu sotsiaalses mõttes toimub seal nagu maavärin, kus ühel pool jätkub demograafiline plahvatus, teisel pool, kui me vaatame Saheli või Sahara ala, siis kliima soojenemist ja kõik mis põhjusel, see kõrb laieneb ja väga palju nendest konfliktidest on puhtalt seotud sellega, et inimesed on sunnitud oma kultuuri ja elatusviisi muutma, minema sinna, kus neid ei taheta. Ehk et näiteks Sahara need karjakasvatajad peavad minema näiteks lõuna poole, kus juba kasvatatakse, haritakse maad ja seal öeldakse, et aga mis te tulete oma nende karjadega meie põldule ja kuivõrd kõik on hõimukeskne, siis on see tüli seal täiesti olemas. Ja nüüd mõtled, kuidas me selle tüli lahendame niimoodi, me ütleme ühele rahvale, et teie kultuur on vale, hakake täiesti teistmoodi elama. No see ka nagu ei ole. Ühesõnaga, mu sõnum on see, et enne kui need nagu suuremad sotsiaalsed muutused, mis nagu nii kiiresti praegu toimuvad, ei leia mingisugust uut tasakaalupunkti. Me ei saa arvata, et see asi hakkab väga selgelt paremuse poole minema. Seni me nagu räägime selle stabiilsuse otsimisest. Aafrikas on umbes 15 riigis pluss miinus iga aasta olnud need konfliktiolukorrad, millest me siiani oleme rääkinud, nagu poliitika, diplomaatia, konfliktid, missioonid. Aga Aafrikas on kokku 55 riiki, kui mitte 56, et on 2 tunnustamata riiki, üks on siis Lääne-Sahara, teine on Somaalimaa ja siis 54 tunnustatud riiki. Ja enamuses Aafrika riikides ikkagi käib normaalne elu, küll vaene, aga täiesti normaalne, tavaline elu, mingit konflikti pole. Ja imekaunid kohad ja loodused ja Aafrika on ikkagi nii mitmekesine, et ma nüüd võib-olla teeks sellise viimase raundi, enne kui võtaks küsimusi. Et räägime kõik natukene sellest, mida nagu tohutult ilusat ja head te olete näinud ja kuhu te soovitaksite kindlasti minna. Ja kui te lubate, ma tegelikult alustan ise, sest minu jaoks Aafrika on täiesti imeline kontinent ja minu üks lemmikumaid paiku Aafrikas on hoopiski Mosambiigis, mis on siis idarannikul natukene Lõuna-Aafrikast ülespoole. Ja Mosambiigis, kusjuures on enamus ettevõtlusest on just lõuna-aafriklaste käes, sest lähedal ja piisavalt vaene ja hea raha tegemise võimalus. Ja Mosambiigi pealinnas on pealinna nagu põhjaküljel on üks mereandide restoran, seal kus lõpeb asfalt ja algab kruusatee. Seal on siis Maputo kõige parem mereandide restoran, kus me siis perega käisime. Sulle tuuakse ette kõige maitsvamad hiidkrevetid, krabid ja muud mereannid ja kalad, mida sa elu sees oled saanud ja sa lihtsalt istud ja naudid ookeani. Ja su kõrval on täiesti tavalised inimesed erinevatest rassidest ja rahvustest, kõik kohalikud, kõik räägivad portugali keeles ja sa pole elu sees mitte ilusamas kohas istunud ja mitte paremat toitu söönud. Ja siis sa mõtled, et sa tahad siia kindlasti tagasi tulla ja see oli mul 5 aastat tagasi ja ma ei ole veel jõudnud. Et Aafrikas on selliseid hetki nagu igal sammul ja ma arvan, et see konfliktidest ja probleemidest rääkimine ongi selline patroniseerimine, sellega tuleb tegeleda, aga Aafrika suur toetamise võimalus on see, kui me sinna reisime ja käime ja anname natukene võib-olla oma panuse kohalike asjade ostmisel ja selle ilu ja toidu nautimisel. Et Ken, ütle sina oma üks selline tohutult ilus ja hea koht, kus sa oled olnud? Keenias siis jah, seal jah? Aafrikas jah. No kus on väga halb koht, kuhu me soovida minna on Kilimanjaro, alustab kõige halvemast. See ma siiamaani seda, miks inimesed ronivad mäe otsa. Aga milleks seda vaja, aga jah. Head kohad, aga lähme siis nagu teise skaalal poole peale, lähme midagi heast räägime. No minu lemmik on muidugi Mombasa. Et kui me rääkisime enne. India ookean jah. India ookean.
ja seal on üks, ta mõnes mõttes on see nagu üks kogukonna värk tekib, siis on parim clash on, mis saab tekkida nagu kui sa mõtled selle peale sakslane ja keenlane saab kokku, see ei ole päris see, kui Britiga veel kuidagi moodi nagu aga mõjuta ette itaallane ja Itaalia kohtub Aafrikaga, Mombassaga ilusad rannad, rannikud, võrratud toidud, ka vürstide nagu ajalugu. See on ikka hedonisti nagu unelm nagu. Ja seal on lahe karakterid, kõik see inimesed, seal on kohalikud, ta rütm on juba ka teine. Muide see Joho käis siin Mombasa kubernessis ka 2 aastat tagasi. Et oli ka. Ja seal on selline nagu, see on niisugune nagu, kuidas ma mäletan, ilusad rannad, võrratu toit muidugi ja seal on sellist nagu Itaalia naljakas, mis seguneb seal on Itaalia 70+ härrasmehed, särgid ülealt lahti nagu veiniklaas näpus rannal nagu pizzeria, gelato nagu siis lähed hotelli, seal on proua, kes kirub oma eksmeest nagu, et ta saatuse filme teed nagu ma oleks sinna Fellini filmi saanud, aga mees oli armuga, ta oli niimoodi lahus, siis mees mingit ilmus välja ka, üldsegi ma kogun grammofone siin, see on niisugune delfiiniga hedonistlik nagu ise kasvatada endal toorainet ja õhtuti muidugi iluoperatsioonidest räsitud. Iga õhtu paneb konskingad jalga punased, värvib uled ära ja läheb kasiinosse. Selline vaatepilt. See on Aafrika, üks Aafrika nagu ja eks seda teist on ka seal nagu ja muidugi on see, et kui sa võtad auto, lähed lapsega sõidad, on shortcuti võtta kuskilt, lähed ja sõidad, last üles saada, kurat, sul on tee peal õhtul sõidad, vaatad mingid jalad on nagu ja sellised hetked, mis sellest on ka nagu niisugused nagu tead, ootamatud sul on kaelkirak vaatab selle autos otsa või elevand, et see kõik seda kõik on seal. Samas võid minna nagu linnas minna väga lahedasse moodsasse nooblisse nagu mingisse hipster restorani, ühte lahedamasse restorani, saad seda perfektset, autentset Euroopa mingi fine diningut ja seda kõike seal on nagu ja see kõik on selles mõttes mõnus, et ta on kuidagi kontsentreeritud nagu, ta on nii vaheldusrikas lihtsalt nagu ja ta on mõnes ja heas mõttes hullumeelne. See kõik on kvintessentsiga veel omakorda. Mina olen ka Keenias laudade vahel tantsinud. Tanel, kus need sinu toredad kohad on Aafrikas? Minu kurb lugu on see, et kui ma läksin Etioopiasse eelmise aasta alguses, kes oli kõigepealt Eesti esinduse loomine ja siis tuli COVID peale. Et väga palju ma reisinud ei ole, aga mõningates kohtades ikka. Ja no, ma ei arva, et mägedesse ronimine mõttetu nüüd on. See on äärmiselt, sa proovisid ka? No, mul on kavas Kilimanjaro. Ära minna. Sa saad aru, kui sa oled seal kuskil. Aga ma toon lihtsalt ühe näitena, mis mul on väga hästi meelde jäänud, et Etioopias seal on muidugi võid mägedesse minna ja vaadata 500 meetri kõrguseid koski ja sellised vaatepillid, mis tõesti võtavad südame alt nõrgaks. Aga meie läksime kuumaveeallikatele ühel nädalavahetusel ja laupäeva hommikuks oli meil planeeritud minna vaatama päiksetõusu ühe künka otsast. Giid tuli meie kaasa ja meil oli siis ühes kohas kokku lepitud hommikusöök. Me jõudsime sinna kohta natukene varem. Hommikusöök polnud veel kohal ja siis istume maha ja ootasime. Järsku meie giid hakkab karjuma. Haina, haina, haina. Kõik tõusime püsti järsku. Ei olnud jään. Leopard hoopiski meie selja taga, kus oli 5 meetri kaugusel. Siis oli selline ameerikalik kurbmäng, et huvitav, keda ta nüüd siis hiilis seal, et kes oleks tema hommikusöögiks saanud. Sellised hetked, millest sa kunagi ei kujuta ette, et satud sellistesse. See on see, mis mulle väga meeldib. Ilmar, kuidas sul? Ma saan aru, et meil on siin 3 sorti vähemalt nägemust, et üks on see nägemus, kus me otsime puutumata loodust, mis on kahtlemata selle Aafrika suuruse üks võlusid, et seal endiselt on neid kohti, kuhu just nagu sina astud esimesena. Ja see on lummav ükskõik mis kohas. Ja samal ajal võib see tsivilisatsioon ka niimoodi sisse tulla, et Lõuna-Aafrika Vabariigis kord matkates sellisel mägiteel, siis nagu kutsuti ka seal alpionnid, sellised vahekohad, kus võib siis öömajale jääda. Seal oli mingisugune Kaplinna noorte japide jõuk, kes oli ka kogu päeva matkanud, jõudis kohale ja
ja siis, kui mina võtsin siis välja oma priimuse ja hakkasin matkatoitu valmistama, vuras neile kusagilt põõsast välja mingisugune maastur, kes sättis üles grilli, toodi suur liha ja mina vaatasin seda, kui see on ju cheat imine, see on nagu nii ei tohi matkal. Toodi veinipudeleid, pandi laud üles ja see laud ei erinenud mitte millegi poolest sellest, mida oleks võinud kusagil all linnas saada. Siis ma saan aru, et okei, tsivilisatsioon on siia jõudnud ja siis ma küsisin neilt, et aga et noh, kus siis veel parem on Aafrikas kui praegu siin Lõuna-Aafrika Vabariigis. Botswanas on veel kõik paremini organiseeritud. Et minge Botswanasse, seal on nagu ilus elu veel. Kas te panite tähele, et kõik meie Aafrika helged hetked olid praegu seotud toiduga? Nagu tegelikult armastus käib alati kõhu kaudu, et ilmselt ka meie Aafrika armastus. Aga on veel üks asi, mis omamoodi võib-olla mulle isiklikult on tähtis, aga ma vaatan, et mitmed meie sportlased käivad Aafrikas treenimas ja kuivõrd on soe, siis tegelikult spordivigastuste arv on seal selle võrra väiksem, et kõik su liigesed on kogu aeg soojad. Ja kõik korrad, kus ma olen Aafrikas käinud, pärast olen tagasi tulnud, ma olen avastanud, et ma olen nagu uskumatult heas sportlikus vormis. Tulen teise teemaga, vastuse teemaga. Sain tutvusin ühe Ukraina perekonnaga, kes on elanud 80. lõpus Lõuna-Aafrika Vabariiki läinud, on sefluse korras, nagu armastati, nagu toetati, nagu otsused. Ja jäid sinna tiksuma, et väga hea kirurg on, loetakse väga hea kirurgis, aga et nagu ka ellu jääda põhimõtteliselt, no nii-öelda äri teha, neil on see kujutab, et mis näitab seda, mis tuleb peale, toimub praegu nagu on kaks momenti on seal toiduga seoses. Ma olen käinud ise tema operatsiooni kaasas nagu on moodsamad tehnoloogiad, kuidas kalus alla võtta. Nad panevad täisnarkoosi all operatsioonis on, käiakse üle Aafrika panemas õhupalli endale, mingi õhupalli asja, musta asja kõhtu, mida sa pead hoidma sees mingi paar kuud kandma ja siis võetakse järgmise operatsiooniga välja, täiesti umestusega nende asjadega tehakse operatsiooni. Ja sinna juurde käib teraapia, siis ta naine teeb teraapiat nagu on. Ja seda üle Aafrika käiakse selle kohale, et see on nagu me mõtleme kõik on, mõtleme 80-ndas Etioopiaga see eid on ja kõik asjad on. Aga kõik seal on seda ka nagu, mis varakapitalism ei saa öelda, aga see uued keskklassi asi, mis meil ka oli, et kõik see nagu toiduteema nagu on see friikartulid on. Mu laps läks kooli nagu on. Öeldi, et ta esimest klassi, me ei teadnud, kas ma tulen tagasi, sealt ei tule tagasi, igaks läks kooli, seda varem läks kooli 6-aastane. Sain juhuslikult ühel kontserdil tuttavaks kooli, väga tore kohtumine, nagu liiga pikk lugu võib-olla. Ütlesid, et mis keeles sa räägid on. Aga teil on naispresident on. Me jutustame nagu on. Ja ma panin ta sinna kooli nagu on ja öeldi, et toiduga on väga hästi. Kõik lapsed armastavad toitu. Mis nad siis seal söövad seal on ja meil on kogu aeg, iga päev on friikartulid. Mida? Väga lahe on sellisel heal, kõht läheb tühjaks sellisel noodil lõpetades, tahaks hommikusöögiks croissanti. Ma arvan, et küsiks natuke publikult ka, kas keegi on huvitatud küsimusi küsima, eks? Palun. Mikrit pole. See on juhtmega mikker, kas meil on? Oota, meil on helimees lausa ju. Jaa, helimees tekitab. Noh, lase käia. Kus tooliga? Jah. Ma tahtsin lihtsalt lihtne küsimus, et selleks, et Aafrikas oleks põnev ja tore, et mis keeli võiks osata? Et kas on mingid Euroopa keeled, mis on rohkem levinud, vähem? Põhimõtteliselt enamasti ikka inglise keelega saad hakkama, kui sinna teisele poole lähed, siis rannikule, siis on prantsuse keel muidugi oleks abiks, mis puudutab Kongot. Lääne-Aafrika. No Aafrikas on veel ka portugalikeelsed riigid, mis on siis Angola, Mosambiik, Cabo Verde ja mingi oli veel. Ja kindlasti Swahili. Ta väga kerge pidi õppida olema. Keele struktuurid on ta väga, sa räägid või? Ma selle Swahili keele suhtes jään natuke skeptiliseks, sellepärast et näiteks Kesk-Aafrika Vabariigi, mis on umbes ukrainakeelne, Ukraina suurune riik, seal räägitakse 20 erinevat keelt. Ja ma ei ole kindel, et nagu Swahili keel nagu väga palju aitab seal. No siis hängid Swahili tüüpidega ringis, võrgestega, mis sul läheb on. Aga küsi kõva häälega lihtsalt. Jaa, nii on parem äkki.
kas sa mainisid, et käisin Keenias algul opositsioonile valimisi tegemas, et ma tahaks võib-olla selle laiendust. Ma proovin hästi kompaktselt anda selle ära nüüd. See oli selline lugu, nagu et sai kokku öeldi, et ma sattusin sinna kohale, kola kaasas nagu suht patsatasin tehnika kohale, mõtlesin, hakkan tegema mingi kontakti, hakkan tegema. Ja siis ma sain ühe prouaga tuttu, läksin, et kuule saa kokku, et tema Ester Bassaarit, ta vist plaanib minna poliitikasse, nüüd ta ongi see ja ta oli üksik kandidaadin nagu. Ja siis ma sain kokku, aga kuidagi meil nii hästi klappis nagu, aga mul oli kaamera kaasas ka ja mõtlesin, et see on väga hetk, et ma hakkan kohe filmima. Ja siis ma läksin põhimõtteliselt valimiste sinna lõpuni, oli ta ka kaasas siis nagu. Selle käigud ütles vahepeal, et mis maha, ma mäletan, mis hetki mäletan, et see on koosolek, istusime ühes kohvikus ja baaris ja koosolek arvastasime, et oi, meid on moslemitega, kes me kokku ja meil on õlled laua peal. Siis valasime õllekuded ära ja valasime õlled sparidiga segamini ja tegime koosoleku ära. Siis ta siiamaani ei teadnud, kas ta läheb opositsiooniga läheb. Aga kuna ta ei teadnud, kas ta liitub opositsiooniga, kas ta läheb üksik kandidaadina, tal oli ennem suur tuntus oli. Siis me tegime siis ütlesid Ken, et vaata, et sa tahad aru saada, kus see riik toimib. Ma susan su sinna ühte seltskonda nagu sisse, nagu hakkad seal riikima ringi. Ja mis ma tegin? Ma tegin aasta aega tegelikult sellist asja, ma tegin väga õige otsuse tegin. Ma filmisin mingid asju natukene, olin kaasas, kaasata mingid vestlustesse, ma olin juba lõpust, ümarlaudades osalesin selles mõttes nagu selline, arutasime asjade üle nagu. Ja mind võeti kuidagi täitsa omaks nagu. Ja kuna ma ei esitanud ühtegi arvet neile nagu. See tähendab seda, et nad vaatasid, et väga hea ka, et mees filmib ka nagu, siin tassid igal pool kaasa nagu. Ja siis on lennutud üle sinna nagu, ma mäletan hetki, Aafrika valimised hetki see kuskil on et ma olen kuskil mingis klipis, ütlen, palju inimesi tuleb, 20 000 tuleb nagu. Siis istusin baarist, istusin hotellis, Mombasa oli siis mingi just valimiste alguse ODM-i. Palju inimesi tuleb, et ma filmiksin üles ka nagu, et mul on droon käsi, et ma üksime filmi nagu, et mul näitab mingid tüübid ka, et kes enam tassita mingid asju, või oleks silma peal et mis kell hakkab või mis järjekorras, kuule, ära muretse, ära mõtle, võta üks viski. Kohtaga läksid, selgus tuli 60 000 inimest tuli nagu. Ja mille käigul oleks tükkideks läinud seal nagu täitsa peale ka mäsuks läksin. Et siis ma sain kuidagi sinna nagu kaasa nagu liikuma, et see on see valimiste asi. Siis ikkagi kajastasid pigem, et see käisin opositsioonile valimiste tegemas, et see võib mõtteid viia ma ikkagi osalesin selles mõttes nagu mingis arvutusringides ka seal nagu. Aga Ester läks ise, tuli tagasi poliitikasse, otsustas liituda nagu, siis ma sain nagu, hakkasin temaga ringi liikuma. Nüüd on parlamendis on praegu. Tulevad 2 aastast valimised, siseinfo ütleb, et võib-olla 2 aasta pärast lükatakse natuke edasi, nagu ma ei tea, mis COVID-i asjadega. Uhuru, kes on praegu meil võimusel, et võib-olla jääb ikkagi nagu pigemaks nagu. Aitäh, mul on teine küsimus ka Tanelile võib-olla pigem, et võib-olla need suuremad metateemad. Et kuidas sellega seis on, et neokolonialismi mainisite ise seda terminit, eks ju, et kuidas sellega seis on, et kas on juba ka liikumist selles suunas, et mõnede riikide valitsused näiteks kehtestaks nõudeid, ütleme näiteks korporatsioonidele, suurfirmadele, kes tulevad küll investeeringutega, aga kellel on nagu hästi selged ikkagi huvid põhimõtteliselt jätkuvalt neid ressursse kätte saada võimalikult odavalt, kohustada neid infrastruktuuri investeeringuid tegema, et enda selline vähene kogemus 4-5 riigi pealt näitab küll, et näiteks Angola, mis on, eks ju, pööraselt rikas ressursside poolest, kõige suuremad kontrastid, kõige nukram seis, et kas või isegi pealinnas, eks ju, need asfalteeritud tänavad seal põhikohti ühendamas ja siis nagu vasakule paremale otse kuristikku enam-vähem tuleb siis oma džiibiga sealt laskuda. Et kas seal on mingit lootust? No lootma peab alati. Ma pigem natukene pööran see küsimust natuke teise nurga alla. See, mis on Aafrikas toimunud, on olnud tohutu Hiina raha sissevool. Ja pigem on just need Hiina investeeringud, mis on siin erinevaid reegleid kehtestanud ja kogu seda maastikku kujundanud. Mida on näha nüüd, on see, et mitmed Aafrika riigid on aru saamas, et tegelikult see Hiina raha, see odav raha, et selle tagasimaksmine palju suuremalt tuleb hoopiski hiljem. Ja see hakkab nüüd üsna palju mõjutama seda, kuidas need valitsused käituvad ja kelle poole nad pöörduvad. Selles mõttes aga seal just toimus, see vestlusteema oli ka mul paar nädalat tagasi, oli ühe poliitikuga selle ajal ka, et see Hiina raha. Et mitteametlikult seal ikkagi mingi peale on see teatud, et
kuna see Hiinast tulid sisse siis nagu teatud klanniga, võimuklanniga, kui see klannivahetus toimub, siis mingil määral muutub ka nagu onne. Muutumises nagu, et see täpselt ongi niimoodi, et kelle raha nüüd seal on, praegu see Hiina tuleb peale nagu onne, aga nüüd praegu natuke Hiina pandi nagu, ma näen, Keenia puhul ma tean, et Hiinat seal pidurdatakse, aga ta on väga tugevalt muidugi sees nagu onne. Ja kui me räägime nendest Lääne või Euroopa investeeringutest ja tegelikult see kaevandamise teema on endiselt üsna kõvasti üleval, sellepärast et see on kohalikele valitsustele hea tuluallikas. Võib-olla nad saavad vähem, kui nad ise kaevandaksid, aga neil võib-olla ei ole ka neid võimalusi ise kaevandada, siis kutsutaksegi suured korporatsioonid sisse. Aga mida nähakse ka rohkem on see, et Euroopa ja üldiselt Lääne ettevõtted, nad on usaldusväärsemad. Nendega saab pikemat aega teha diile. Muidugi üks teema, millest me üldse ei ole rääkinud ja vähemalt märksõna ma tahan sisse tuua on korruptsioon. Üle-Afrikaline korruptsioon on lihtsalt nii suurtes mõõtmetes, et jälle me ei hooma seda väga hästi. Ja loomulikult Hiina ettevõtetega on korruptiivsematel inimestel palju lihtsam käituda kui Euroopa ettevõtetega. Ma tahtsingi siia samasse jõuda, et kui me jätame kõrvale Aafrika huvid ja vaatame seda maailma suurt pilti, siis me jõuame omaette küünilise küsimuseni sellest maailma geopoliitikast, kus eurooplased on oma erinevate poliitiliste väärtuste suhtes turuosa väga selgelt andnud küll Hiinale, küll teistele. Ja nagu sisuliselt Euroopa neokolonialismist rääkimine täna on ikka suhteliselt nagu mõttetu teema sellena Aafrika üldpildis. Ja see vahe tuleneb sellest, millest me oleme palju rääkinud, et hiinlased, venelased või kes iganes, et neil ei ole see väärtuste teema oluline ja neil ei ole ka korruptsiooni teema oluline. Kui vaja, siis makstakse need riigipead kinni ja tehakse oma asjad ära. Tõepoolest, ka mina panin tähele, et kui tulevad eurooplased oma arengurahadega või abipakettidega või mingite asjadega, siis eurooplaste maine tegelikult on suhteliselt halb valitsuste hulgas. Tulge, andke meile see eelarve toetus või andke meile see projekt, aga ärge jumala eest nõudke meilt inimõiguste täitmist, ärge meilt mitte midagi nõudke ja kui te nõuate, siis me võtame hiinlaste käest. See ei ole muidugi selline üldine trend igas riigis, sest Aafrika riigid võivad ka väga rikkad olla, neil on ka väga palju maavarasid, et nende enda eelarved on ikkagi paljudel riikidel suurem osas ikkagi enda rahadega, mitte eurooplaste või hiinlaste rahadega. Aga väga selgelt öeldakse eurooplastele välja, et teie nõuate inimõigusi, teil on tingimuslikkus, meie võtame Hiina raha, ehitame endale raudtee, ehitame endale maantee ja nad kuidagi mingil hetkel ei adu, et Hiina raha on tavaliselt laenudena, mitte arenguabina ja see protsent, mis sealt tuleb, on kõrgem kui arengupankadest võetuna. Ja hoiatav näide tegelikult on jõudnud ka juba Aafrika valitsuste silmisse on see, et esimene Hiina siidide arenguabi projekt, mis oli Sri Lankal, kus Sri Lanka valitsus ei jõudnud tagasi maksta ühe keerulise nimega sadama jaoks võetud raha. Ja lepingus oligi punkt, et sadam antaksegi nüüd hiinlastele 99 aastaks omandisse ja sarnane asi on kuulda, et on juhtumas Djiboutis ja ka Keenia rannikul. Et ega Aafrika valitsused lõppkokkuvõttes oskavad samamoodi arvutada, et võib-olla hiinlased tulevad küll ilma tingimuslikkuseta, aga need protsendid on jälle suured, nii et see kahene see võimumist on lähema nagu selle poliitika või võimuliki võimust on näha selles mõttes ka, et lihtsalt näide nagu on, et ehitati päris väga lahe raudtee, mida sõita nagu tegelikult uus raudtee, mis on siis Nairobist Mombasas enne valimisi, vana ja Savisaare trikki ja hakati avama kõiki need, et avati ära see puhas Hiina, sa võid mõelda küll, et tööhõive ja uus raudtee, uus liinid ja kõik see parandab midagi on. Kogu kohalik kruu ja Hiina, et ega seda kohalikku tööd ei olnud nagu on ja just vahetult enne valimisi Hiina raha, et võimule president käib linti lõikamas on ja see on nii otsene minu jaoks nagu täitsa oli juba. Me oleme jõudnud juba 11.24, meil on veel täitsa 6 minutit, et võtame veel ühe küsimuse. Aitäh. Kui Hiinas on hästi palju rumalat raha, siis Eestis tundub, et on mitte liiga vähe väga tarka raha, ehk siis tehnoloogiasektoris ja nii edasi.
et kui üks viis on, ma arvan, et mitte väga mõjus viis on minna Aafrikasse külla ja seal raha kulutada, siis teine on võib-olla seal ise investeerida. Ja minu küsimus on siis see, et igaühele panelistidest kujutage ette, et te kaotate nüüd homme töö, te olete nüüd töötud, aga teile antakse 10 miljonit eurot. Kuhu ja kuidas te selle kulutate? Ilmar. Noh, praegu ma võib-olla isegi vaataks seda KITS 24 projekti, et võib-olla peaks seda arendama. See on väga soodsad saad kitsed. Sa võisid kitsekarjad teha. See oli väga meeldis, usu mind. Ei, ühesõnaga see vastab sellele, et seal on klient on enam-vähem igaüks ja ka see vahend selle nagu teenuse jaoks on igale ühele kättesaadav. Asi, mis mulle nagu ise tunduks ilmselge, oli seal Saheli või Sahara lõunaosas teatud põllumajandus, mida olles Eesti nii-öelda talupoja perekonnast pärit, ma enam-vähem tean, mismoodi näeb välja lehmaudar või põld. Et ma vaatan seda ja mõtlen, et mina tean ka paremaid põllumajandusvõtteid, et või noh, näiteks Kõrbes on kaev küla juures ja külamehed seletavad, et neetud lugu, et meil ilusasti puuriti siia kaeva 15 aastat tagasi, aga vesi on sees praegu roostene ja savine, et kahju, et ei saa, pumpavad välja, näitavad tõepoolest selline roostene vesi. Me küsime, et aga kas te nagu filtreid ei ole tahtnud siia panna või kaevu puhastada? Filtreid, vaatavad nad otsa. Mina väga lihtsalt loomuliku mõistusega mõtleks välja mõned filtrid ja tegeleks selle nagu vee tootmisega seal, et iseenesest see just nagu oleks võimalik. Aga nüüd selle põllumajanduse ja taolise asjaga tuleb see et ma peaksin olema kindel, et see piirkond on turvaline. Sellepärast, et sa kasvatad asju, mis on rünnatavad, mis on purustatavad ja selles suhtes KITS 24 on seda, mida on tunduvalt raskem rünnata. Absoluutselt ja kitsekarjaga läbi Aafrika rännata. Ken, kas sinu 10 miljonit läheb kitseärisse? Ma olen huvitavat asja kuulsin, et inimesed on, ma ei tea, mis matsi, kes on väga populaarne Aafrikas kaameliliha. Mina pole söönud seda, aga väga populaarne pidi olema. Aga ei, tegelikult väga põnev asi, mis ma panen jälle välja. Tegelikult ju Bolt on, mis väga hästi on, töötab Keenias, on üks kõige tuntum bränd tõenäoliselt nagu Coca-Cola. Üks kõige tuntum bränd on Keenias Bolt võib julgelt öelda, Coca-Cola tende kõrval nagu on, et väga hästi töötab. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale ka, et vaata, kuna ta Taxify oli, keegi siis mainis ka ära, et kui me mõtleme Aafrika konteksti nendele tüppamise ära nagu nimi Bolt on ja et see on geniaalne nagu see lüke ka nagu on ja kui me mõtleme Usain Bolt on ja nagu on ja et spordid on väga nagu see kergesti fännid nagu on ja et sealt kuidagi. Aga ma tean tegelikult vastust, nüüd ma mõtlesin välja. Tegelikult ma investeeriksin seal siiski filmi ja teletootmisesse, sest ka see valdkond on nagu praegu plahvatuslikult kasvamas. Nigeeria on enam-vähem ju saanud, kui mitte teiseks, siis kolmandaks filmitootjaks maailmas. Nii, aga Tanel, millesse sina investeerid? Ma kõigepealt küsiksin veel umbes 10 või 20 miljonit juurde, sellepärast, et tuleme tagasi selle kaardi juurde, mis siin ees on. Need mastaabid on lihtsalt nii meeletud. Ja selleks, et mingiski valdkonnas läbi lüüa, on vaja väga palju riskikapitali ka aja mõistes. Ja ma lihtsalt on ühe näitena, et ma olen ka üritanud Eesti ettevõtteid saada Etioopias, et neid kaasata ID-kaardi projekti. Projekti maht on umbes 500 miljardit. Ja loomulikult Eesti ei hakka tegema kogu seda projekti, see käib selgelt üle jõu. Ja enamus Eesti ettevõtteid on liiga väikesed, et Aafrikas üldse midagi suurt ära teha. Siis Bolt. Bolt on kõige suurem, tõenäoliselt kõige suurem tõend. Ja Aafrika on nende teine turg. Absoluutselt. Ma arvan, et esimene isegi pigem. Peaks olema teine. Aga selle 10 miljoniga ei tee väga palju. See on see mu point, et jah, KITS 24, Lammas 24, neid lahendusi saab välja tuua, aga
minu ülesanne Eesti diplomaadina on eelkõige vaadata, kus Eesti saab olla kaasatud ja võimalikult efektiivselt. Küsimuse üks osa oli see ka, et sa enam ei ole Eesti diplomaat. et sa üleöö muutusid riskikapitalistiks. Tahad kommenteerida veel või tõmbame otsad kokku? Tanel ei taha rohkem kommenteerida, aga mina hea meelega ütlen sulle seda, et mina olen endine diplomaat ja nüüd müüme Aafrikasse e-maksuameteid, nii et kui kellelgi on 10 miljonit üle, siis firma nimega Fiscal Admin võtab rõõmsasti investeeringu sisse. Aga suur aitäh kõigile Aafrika huvilistele. Soovitame julgelt reisida turvalistesse Aafrika riikidesse. Ja ma soovitan ka, et kui te plaanite minna just sinna idarannikule, siis kõige parem aeg on, ärge minge veebruar, liiga pala võib-olla on mingi suht varsti on väga okei minna praegu aeg. Et ma soovitaks järgmist nädalat juba isegi. Nii et tere tulemast kõik Aafrikasse. Aitäh teile!